ütleks nii, et sellel autol igasuguste pisikeste asjade muutmine annab väga kõvasti tunda, et see on näha, et tase on nii kõva ja maailma tasemel ikka see asi, ütleme, et selle eelmise autoga mul, kuigi see oli ka ikkagi suhteliselt normaalne auto, seal nagu oli kuidagi kõik oli nagu lihtsam, et siin on nagu võimalusi on kindlasti tohutult rohkem. Testikilomeetreid võib-olla on selleks vähe, et neid kõiki proovida ja läbi sõeluda, aga ei, ma arvan, et antud hetkel praegalt oleme leidnud mingi sellise optimaalse lahenduse, et võiks nagu olla mõnus. Vaadates siin seda stardinimekirja, siis selge on see, et siin esimene ots on nii siis Gräzin kui ka Solberg, mõlemad on juba tänaseks väga palju sõitnud sellel aastal. Loomulikult tahaks minna kõige kõrgema kohast võitlema ja kindlasti auto peaks seda võimaldama, aga ma kardan, et me ise täna selleks siiski valmis ei ole. Aga Valeri Korbaniga tahaks kindlasti mõõtu võtta ja temast peaks, kui meil nüüd kõik asjad sujuvad, kõikide eelduste kohaselt peaks temaga võidu sõita suutma. Aga siiski ma ütlen, et kui ebakindlus on suur, siis need sekundid kaovad katse peal nii armutult, et väga raske on öelda, et just see legendi vastuvõtmise pool on see koht, mida suure kiiruse peal ma nagu kardan, et lihtsalt info jookseb mööda, ei saa aru, kus tuleb ja siis on nagu tohutu ajakaotus või siis üldse ütleme, et hetkel mingisuguse sihukese kindluse oleme leidnud. Selle auto sõidab nüüd siis laiema piigiga kui nüüd see eelmine, et selles mõttes on veits harjumatu. Et kui jäljest välja läheb, siis nagu muutub kohe kõik väga ohtlikuks, aga jäljes on nagu sõita päris hea. Eks siit see mõttegi tuli, et selline vägev talv on praegalt, et minna ja proovida Lätis see üks sõita ja vaadata, kuidas tuleb, aga kindlasti saab keeruline olema, et selleks, et väga nagu hästi ja mõnusalt ennast tunda, oleks ikkagi vaja kõvasti rohkem kilomeetrid, et sellise vähese sõidu peale siit midagi eriti loota ei ole, aga ei, no igal juhul lähme võitlema, vaatame, mis saab.